Tere, mina räägin peamiselt infooperatsioonidest, aga enne teema juurde minekut on kaks hoiakut, mida tahaks kõigepealt rõhutada. Esimene nendest on see, et selleks, et konflikte lahendada, selleks, et üleüldse uskuda, et keegi võib kuidagi infoga manipuleerida, tuleb tunnistada seda, et igal ühel on õigustatud ootus oma julgeolekule. Isegi näiteks Venemaa ja Ukraina sõja kontekstis, kus minu jaoks ei ole kahtlust, et Venemaa on selgelt agressor, pean ma tunnistama, et kusagil läbirääkimiste kõige kaugimas otsas on ka neil õigus oma julgeolekule, et Venemaal inimesed ei sureks. Nii ka antud konflikti puhul, kus mulle tundub, et Netanyahu valitsuse tegevus on kokkuvõttes ebaproportsionaalne või ebaefektiivne, pean ometigi tunnistama, et tõepoolest ka Iisraelil on õigus loota, et inimesed nende territooriumil ei sureks. Aga 2010. aastast saadik on Gaza territooriumilt peamiselt Hamasi poolt lastud Iisraeli suunas üle 20 000 erinevat tüüpi raketi. Loomulikult on Iisraeli ühiskonnal ootus, et see rakettide sadu peatuks. Mismoodi? See on nüüd teine teema. Ja sellega seoses räägiksin oma järgmisest olulisest hoiakust, et konflikti lahendada. See on nüüd selline hoiak, mis tuleneb minu kaitseväelisest taustast. Olen käinud koos Eesti Kaitseväega 3 korda missioonil ja omamoodi on üks kõige ilmsemaid punkte see, et ühiskond, mida juhivad äärmuslased, on pantvangi võetud ja selle ühiskonnaga rahu teha on väga, väga raske. Niimoodi me räägime ka sellest Palestiina väikesest ühiskonnast Gazas, kus ma pean tunnistama, et mul on tohutult kahju palestiinlastest, sellepärast, et neil on üheaegselt just nagu 2 vaenlast. Üks on Iisrael ja ka teine on Hamas, kes provotseerib kogu seda sõda. Miks me nüüd arvame, et ta provotseerib? Siinkohal nüüd tulebki rääkida infooperatsioonidest. On üks oluline vahe, mida me näeme meedias kergesti kättesaadava informatsioonina Iisraeli ja Palestiina erinevusest. Palestiinast me nüüd räägime Gaza näitel. Ja see on see, et Iisraeli puhul me võime selgelt näha, et selles ühiskonnas on erinevad erakonnad, erinevad grupeeringud, on ka oma vasakpoolne ja liberaalne osa ühiskonnast olemas, kes väga teravalt ka kritiseerib Netanyahu tegevust. Aga kui me läheme Gazasse, siis imelikul kombel me näeme seal ainult väga ühesuunalist informatsioonivoogu. Väga napilt räägitakse meile teinekord sellest, et toimusid meeleavaldused Hamasi vastu, mida Hamas kiiresti maha surus. Selle asemel peamine kuvand on siiski see just haiglasse toimetatud laps või näljahädas naised ja lapsed. Aga kui me võtame Palestiina ühiskonda sotsioloogiliselt, siis me teame, et isegi kriisi ajal on selles ühiskonnas väga tugevad kogukonnad, sugukonnad, hõimud, klannid, kus toimub teatud ühiskondlik hierarhia. Kui Iisraeli hierarhiast me saame meediast aru, siis nüüd Gazas me sellest ei saa, sellepärast et see osa informatsioonist on pigem meelega maha surutud selleks, et ühiskonna tähelepanu ei läheks ära nendelt lastelt, kes kannatavad ja kes tõepoolest kannatavad. Kõige olulisem küsimus, mida me kõik peaksime küsima, ka need, kes me tunneme Gaza lastele kaasa, on see, et mida Hamas samal ajal sõjaliselt teeb. Ja see on nüüd väga huvitav asi. Kui me küsime Iisraeli armeelt, siis nad vastavad kohe, nad seletavad suhteliselt lahtise tekstiga, mida nad teevad. Ilmselt nad ei räägi kõigest ja võib-olla ei räägi ka kõigest ausalt. Aga Hamas räägib oluliselt vähem. Ja sel puhul me näeme, et on olemas
just nagu kahele eri sihtgrupile suunatud Hamasi kommunikatsioon. Lääne suunas on kommunikatsioon, mis toetub kaastundele või mis on kogu selle kaastunde teema toonud muude katastroofide turule, kus tuleb võidelda ülemaailmse kaastunde eest. Aga samal ajal pange tähele, et väga huvitav oli episood, kus vahetati pantvange, et Iisrael sai tagasi Hamasi käest oma pantvange ja ühtlasi anti Iisraeli vanglatest välja siis Hamasi võitlejaid, kes olid seal juba hulk aega vangis istunud. Sel hetkel, kui see pilt siis Gazast maailma avalikkuseni jõudis, nägime järsku, et vastupidiselt tavalisele kuvandile ei olnud seal neid pantvange vahendamas sugugi need samad nälgivad lapsed, aga väga sirges rivis, väga hästi toidetud, väga musklis mehed, kelle peamine sõnum sel hetkel oli see, et Iisrael ei ole saanud meist jagu, me ei ole kaotanud, me jätkame võitlust. Ja see on nüüd üks asi, mis lõppes kohe niipea, kui vaherahu sai läbi. Pärast seda kadusid Hamasi võitlejad jällegi meediapildist täielikult. Aga me teame, et nad on olemas, sest aeg-ajalt lastakse Gazast endiselt rakette. Aeg-ajalt Gazast rünnatakse endiselt Iisraeli sõdureid. Ja Hamasi sõdurid on välja töötanud oma taktika, et kogu selles sõjas ellu jääda. Mismoodi nad seda teevad? Need on küsimused, mis tegelikult võiksid meid juhtida kaasaegse sõja vastuolulisuseni. Sellepärast, et toome lihtsalt sellise näite, et selleks, et ellu jääda kaasaegses linnalahingus, olukorras, kus sul üleval lendavad kogu aeg droonid, kõik võitlejad üritavad väga tihti sarnaneda tavalisele inimesele. Sellepärast, et siis äkki ei lasta. Lastakse eelkõige seda, kes jookseb ringi püssiga. Aga kui sul on vaja elusalt ühest majast teise joosta, siis paned pigem püssi kõrvale, võtad võib-olla isegi vormi seljast ja jooksed välja nagu tavaline inimene. Ehkki sa tegelikult oled endiselt Hamasi sõdur. Või teine probleem, kui me vaatame Araabia kultuuris sõjamehi, siis sõjameesteks saavad väga noored poisid. Nii et euroopalikus statistikas 15-16 aastased võitlejad, kes siis klannikultuuris on juba täisverelised sõjamehed, siis läänelikus statistikas kajastuvad nad lastena. Ja sellisel juhul ma kahtlustan, et selle statistika hulgas, mis meile on antud Gazast, on väga suur hulk lapssõdureid. Lapssõdurite teema on jällegi üks neist teemadest, mis on väga vastuoluline, sest ühest küljest laps jääb lapseks, ta ei ole täiskasvanud inimene ja teda lasta, teda surmata on igal juhul eetiliselt kaheldav. Aga täpselt samamoodi on eetiliselt kaheldav ka see, kui nendele lastele antakse relv kätte ja öeldakse, et mine sõdima. Hamas saab sellest suurepäraselt aru. Seepärast me neid lapssõdureid tegelikult meediapildis kunagi ei näe. Aga nad on seal kogu aeg olemas. Ja see on nüüd üks asi, mida tuleb vaadata. Vaadata seda pilti ja esitada küsimused, kus on need inimesed, keda me teame, et seal on, aga keda meedia ei näita.